istud? Ma ei tea, mida teha. Aitasin enne emal ja isal keldrit koristada. Nüüd tõstavad nad sealt igasugust vana kraami välja. Nemad ka. Minu esivanemad samuti. No, meie maja ette toodi suur konteiner, et sellel tänaval kõik oma kodudes saaksid kevadis suurpuhastust teha. Sellepärast mu vanemad siis koristavad. Ma pole tänavale veel piilnunud. Tead sa mis? Meil on hästi palju vanu riideid, mis vanemad just kottide viisi keldrist välja tõstavad. Ja varsti tuleb ju Erki moeshow ka. Me võiksime nende hilpudega aga teha oma moedemonstratsiooni. Mis sa arvad? Tüdrukute värk. Aga oleks tore teha oma naljaversioon sellest. Ja siis sina saaksid näiteks vanaisa suured püksid jalga tõmmata. Nii et üks säär oleks kleidi eest ja teine säär nagu sall. Väga popikas poiste riietus. Ma arvan, et ei. Mina küll seelikut selga ei pane. Aga kutsu veel tüdrukuid külla ja siis tehke see moeshow. Mina aga helistan poistele. Ja siis me küpsetame liha ja oleme õhtujuhtideks, pealtvaatajateks, fotograafideks ja modellideks ja teie abilisteks. Siis on piknik ja nali üheskoos ja hoos. Õhtul aga korraldame moetemmile afterparty. Aiadisko näiteks. Davai! Jou! Ma ei saanud kodunud midagi kaasa võtta, sest meil olid vaid koerakaltsud, aga tõin keefirimarinaadis šašlõki liha siiski. Väga lahe, tšauki! Vau, millise koti teiegi sina kohale tulid? Mul oli igasuguseid vanu õe lapsepõlve riided alles, mis ta lubas nagunii ära visata. Hello, you too! Mul oli kodus jälle villa ja vanu linu. Saame neid ka kasutada ja lõikuda ja ma näitan, kuidas vill villa külge kinni jääb. Näed, sellise nõelaga tuleb seda villat surgata ja siis saab sellele vormi anda. Ma teen näiteks villapallid nii. Vaata, kui suured need vanaisa püksid on. Kes tahab neist kleiti teha? Mina võin. Ja mina teen nendest väikestest kampsunitest ja valgest linast püksid. Poisid samal ajal aga küpsetasid liha ja panid vinüülidelt muusika mängima. Keldrist välja tulnud vanast grammofonist. No nii, hakkab pihta. Esimene voor on suursugused pükskleidid ja siis tulevad tüdrukute arusaamatud ja jälle arusaamatud ja arusaamatud, kuid väga kunstilised ja unikaalsed ja absurdsed, mõeldamatud, metsikud kostüümed, tõeline. Tehtud. Pange need kostüümid kuskile rippu. Näiteks puu otsa. Ja tulge sööma.